Kui sul on käes vaba aega, nagu minul praegu, siis on tark seda ära kasutada ja võtta käsile uus projekt. See siin on nüüd, kes ta siis on, lumivalguke. Et siin on 24 värvi, ümmargused kivid. Ja nii ongi, et hakkame tegema. Need on muidugi müügis ka, et ma teen ühe valmis, siis on hea näidata, milline ta välja tuleb. Et nad on müügis ostas, kui sul on huvi, kus ja kuidas, ma jätan ka selle lingi siia. Nii, vaatame siis lähemalt. Seekord on kivikesed pakitud kilekotikestesse, nendesse minikrippidesse. Mina isiklikult ei armasta neid minikrippkottidest võtta, aga kindlasti ma hoiustan neid seal, kui mul on see töö valmis ja mul jäävad asjad üle. Et ka siin on näiteks TMC koodid, et mul on hea vaadata ja sinna koti peale kirjutada, et mis see täpselt siis on. Ükskord saab mul palju neid olema, juba praegu on palju, eks peab mõtlema, kuidas neid hoiustada. Aga jah, et selline siis see pakendamise viis on ka, muidu ju tuleb nad lahti lõigata, aga neid on hea ja mugav kasutada, et saab ka otse kotist võtta, välja valada vastav endale värv, mida sa soovid parasjagu kasutada. Olen oma lumivalgekese projektiga natuke edasi jõudnud. Kitseke siit alt juba paistab, natuke seelikut. Et ta võtab pisut kauem aega, sest siin on hästi palju selliseid väikesel maa-alal, väikesel tükikesel on palju erinevaid värve. Konfetiks kutsutakse seda. Et see võtabki aega, see värvide vaheldumine ja vahetamine. Aga muidu pole viga. Siin jälle see tüdruk ise, temal on siukene palju ühesugust värvi ja see osa läheb kiiremini. Aga väga põnev on vaadata, kuidas need pöialpoisid siit välja tulevad. Nendeni ma nüüd jõuan. Et siin all on vist lillede kribu-krabu, et ta on selline vitraaž. Ta peaks nagu olema vitraaž, meenutama vitraaži. Ja valmis ta saigi. Lõikasin tal ääred ära ja panin magnetraami sisse.